On midagi, mida islamistid teie eest islami kohta varjavad. Islami sees toimub nii märkimisväärne muutus, et nad teavad, et kui keegi meist sellest teada saab, on kõik läbi. Ja ju sellepärast on vastupanu siin, sest meie ei varja teie eest infot, erinevalt neist radikaalsetest terroristidest, džihadistidest, kes üritavad meie maailma üle võtta. Ja siin ongi head uudised. Islami leviku peatamine maailmas võib tegelikult toimuda seestpoolt. Meie seda ei tee ja see algab Iraanist. Võtame nüüd Iraani. Islamivabariik väidab, et selle elanikkonnast on 99,5% moslemid. Riik on rajatud teokraatiale. Põhiseadus on usuline. Haridussüsteem on usuline. Õigusnormid on usulised. Avaliku elu kontrollib mingil moel usuline võim või vähemalt selline on ametlik pilt. Ja siiski, 2024 aasta juunis küsitles Iraani hoiakute analüüsi ja mõõtmise grupp, tuntud kui Kaman, 77 216 iraanlast riigi sees. Valim oli kohandatud esindama kirjaoskajat täiskasvanud elanikkonda. Tulemused olid erakordsed. Umbes 70% iraanlastest on vastu Islamivabariigi põhiseadusele. Ainult 20% soovis jääda. Näed, ma ütlesin sulle, et nad üritavad sulle valetada, nad üritavad seda varjata. Nad kardavad lihtsalt seda, et inimesed seestpoolt, kes näevad tõde, teevad midagi selle nimel, kui hullumeelne see kõik on. Ja nii nad vaigistavad neid. Aga sellest pole kasu, sest tänu Jumalale on mõned inimesed, kes suudavad ikka veel ise mõelda. 99% pooldab demokraatlikku süsteemi, 26% soovib konkreetselt ilmalikku vabariiki, 21% tahab konstitutsioonilist monarhiat. Kas ma võin lihtsalt öelda, et see, et 26% soovib ilmalikku vabariiki, näeb natuke teistsugune välja kui need numbrid, mida nad meile räägivad, et 95% neist toetab seda. Vaata, see on psühholoogiline operatsioon. Me teame, et see on psühholoogiline operatsioon. Me oleme näinud, kuidas nad on edukalt püüdnud veenda läänemaailma, et islam kasvab ja kasvab ja kasvab. Ja see ongi nii. Ärme ole rumalad, see ongi nii. Aga samal ajal püüavad nad seda narratiivi hoida, et külvata hirmu, hoida meid hirmul, hoida meid valvel. Ja ainus viis, kuidas nad seda teha saavad, on varjata tõsiasja, et inimesed seestpoolt püüavad lahkuda. Nad ei taha seda. Väike vähemus tervitaks isegi föderaalset struktuuri, mis hajutaks võimu täielikult Teheranist eemale ja toetaks 1979 aasta revolutsiooni põhimõtteid ning ülemjuhti. Aga siin on üks lahe asi. Me kõik kuuleme Iraanist, aga see ei toimu ainult Iraanis, see toimub igal pool. Aga ma ruttan sündmustest ette. Lähme tagasi video juurde. Muide, selle video autor on Full of Nations, üks imeline uus kanal, mis teeb palju head tööd. Minge kindlasti neid vaatama. Ainult 11%, mis on langenud 18%-lt 2022 aastal 40% vastanutest ütlesid, et režiimivahetus on eeltingimus igasuguseks sisuliseks reformiks. Jällegi, režiimivahetus on eeltingimus igasuguseks sisuliseks reformiks. Riigis, mis veetis 4,5 aastakümmet oma ideoloogia eksportimisele, proxy-militsioonide väljaõpetamisele, Hezbollah ülesehitamisele, Hamasi rahastamisele, Assaadi toetamisele ja maailmale islami valitsemisest loengute pidamisele, on elanikkond suletud uste taga juba edasi liikunud. Mitte osaliselt, mitte marginaalselt, vaid otsustavalt. Naine, elu, vabadus, ülestõus, mis puhkes pärast Mahsa Amini surma 2022 aastal, ei käivitanud ainult tänavaproteste. See kiirendas midagi, mis oli juba küpsemas. Põlvkondliku teokraatliku valitsemise tagasilükkamist, eriti noorte, haritud ja linnainimeste seas. Iraani internetikasutust uurinud teadused dokumenteerisid järgnevatel aastatel nähtuse, millele vaimulikel polnud vastust. 10 miljonid iraanlased hakkasid regulaarselt kasutama VPN-e nagu Siphon, et riiklikest filtritest mööda pääseda. Nad ei vaadanud ainult lääne meelelahutust, nad lugesid ka usust taganenute kirjandust. Tead, mis selle juures nii kurb on see, et kogu võitlus Ameerika sekkumise vastu Iraani sõjas. Inimesed ei mõista, et see ongi Ameerika islamiseerumise tuum. Kui sa oled keegi, kes kardab islamiseerumist Ameerika Ühendriikides, nii nagu see on juhtunud mujal, siis sa toetad Ameerika abi selle režiimi kukutamisel. Need asjad on omavahel seotud ja Iraani rahvas on palvetanud, et inimesed sellest aru saaksid. Kahjuks on aga Iraani Islamivabariigi veebipõhised psühholoogilised operatsioonid, mis on suunatud ameeriklastele, olnud nii tõhusad, et enamik inimesi ei saa sellest isegi aru, mis on täiesti hullumeelne. Vaadates YouTube'is debatte endiste moslemite ja vaimulike vahel, osalesid nad tärsekeelsetes Telegrami kanalites, kus režiimi usulisi aluseid lammutati postituse haaval. 2025 aasta, 12 päevane sõda Iraani ja Iisraeli vahel süvendas vaid tagasilükkamist. Riik püüdis rahvast koondada riigikaitse ümber. Elanikkond keeldus järjestikustes uuringutes samastamast riigi kaitsmist seda juhtiva režiimi kaitsmisega. Gamani and Med ei ole erandlikud. Seda on kinnitatud mitmetes uuringutes, mis on läbi viidud VPN-võrkude nagu Siphon abil, mis võimaldavad iraanlastel riigitsensuurist mööda hiilida ja ausalt vastata, kartmata tagakiusamist.
Mõned kriitikud on tõstatanud metodoloogilisi küsimusi Kamani küsitluste kohta ja need arutelud on tõsised. Kuid laiem muster, noorte eemaldumine vaimulikust võimust, järsult langenud mošee külastatavus ja maa-alune usust taganemise liikumine, terve põlvkonna nähtav ilmalik nälg, on dokumenteeritud sõltumatute ajakirjanike, akadeemiliste uurijate ja isegi Iraani enda riigimeedia poolt, kui nad on ootamatult tabatud. Teokraatia kontrollib endiselt relvi. See ei kontrolli mõtteid. Ei, seda ta ei tee. Ta ei kontrolli mõtteid ja just sellepärast nad nii kardavadki. Ja mis Iraanis toimub, ei ole üksik juhtum. Me hakkame kohe kuulma Saudi Araabiast, sõbrad. Ma ütlesin teile, et Saudi Araabia lugu on veelgi pöörasem, sest Saudi Araabiast on tehtud täiesti normaalne riik. Justkui oleks ta üks meist, aga ei, mu sõbrad. See pole nii lihtne. Me jõuame kõigesse sellesse pärast seda, kui oleme saanud veel mõned vastused. Te kõik teate, et ma vihkan igasuguste toodete kasutamist oma nahal, sest ma ei taha tunda end kleepuvana või ummistununa ja ma tahan lihtsalt tunda end puhtana. Ja ma tean, et näohooldusrutiini puudumine on peaaegu nagu kuritegu. Aga nüüd, kui ma olen leidnud OneSkini, pean ma võib-olla tunnistama, et ma eksisin kogu aeg. Näete, ma ei ole veel vana, aga viimasel ajal olen ma märganud oma nahas muutusi, mis on märk sellest, et on aeg vananeda. Ja see on tõesti ebaviisakas. Aga pärast pikka veenmist sõprade poolt otsustasin ma seda proovida. Ja jah, ma olen nüüd täiesti muutunud naine. Ma ei reklaami asju, mida ma ei usalda. Te kõik teate seda juba, aga vaadake ise, mida arvate? Ja see pole ainult minu kogemus. OneSkinil on üle 10 000 viietärni arvustuse ja nad on nüüd juhtivad naha pikaajalisuse valdkonnas. Pean neid hoiatama, et erinevalt sellest, mida internet tahab teile uskuda anda, ei ole tegelikult vaja keerulist rutiini, et saada ilusam nahk. Üle 10 aasta kestnud pikaajalisuse uuringute tulemusena loodud OneSkin OSO1 peptiid on tõestatud suunatud vananemise nähtavatele tunnustele, aidates sul saavutada oma kõige tervema naha nii praegu kui ka vananedes. Piiratud aja jooksul proovi OneSkin toodet 15% soodsamalt kasutades koodi MEIRA aadressil oneskin.co/OneSkin.co/MEIRA. See on 15% soodustust oneskin.co koodiga MEIRA. Pärast ostu küsitakse sinult, kus sa neist kuulsid. Palun toeta meie saadet ja ütle neile, et meie saatsime sind. On ka teisi viise, kuidas saad meie saadet toetada. Loomulikult vajutades tellimisnuppu, jagades seda videot või rääkides sellest sõbrale. Ja meil on varsti tulemas väga põnev uudis selle kohta, kuidas pushback laieneb. Nii paljud teist on küsinud, kuidas saaksite kaasa lüüa. Ja vastus sellele on kohe tulemas. Aga ma ütlesin teile, Saudi Araabia ei oota kedagi. Uurime, mis tegelikult toimub. Saudi Araabiat, mida on kaua peetud sunniitliku usu autoriteedi kõigutamatuks alustalaks, ootavad muutused. Troonipärija Mohammed bin Salmani visioon 2023 reformide raames on usupolitsei võimu piiratud. Kinod on taas avatud. Muusikafestivalid toovad kohale 10 000 inimesi. Ja anonüümselt läbi viidud erauuringutes hindavad sõltumatud teadlased, et 15–25% Saudi noortest peab end vaikselt mittereligioosseks. See number oli 10 aastat tagasi mõeldamatu. Avalik loobumine loomisest. See on hullumeelne number, sõbrad. See on täiesti hullumeelne number ja see on ka põnev number. See tähendab, et see on kuningriigis seaduslikult ja sotsiaalselt ohtlik, kuid suundumused on ilmselged. Kogu Mostani maailmas toimub midagi sügavamat, midagi, millega vaimulikud kunagi ei arvestanud. Me oleme sellest varem video teinud, kuidas internet avaldab tohutut mõju, sest see võimaldab inimestel esitada küsimusi, mida varem ei tohtinud küsida. Pea meeles, kui sa oled osa islamistlikust, kultuslikust usuliikumisest, siis sulle on öeldud, et kui sa isegi küsid, kahtled või kaalud lahkumist, oled sa uskmatu ja nad võivad sind karistada, mis pole üldse hea. See paneb inimesi tõesti kartma küsimusi esitada ja kuhu sa üldse läheksid küsima, mida sa teeksid, kellele sa ütleksid, et sa kahtled. Kuidas sa leiaksid mingitki infot? Sa ei saa, sest siis paljastad end. Kuid internet on võimaldanud inimestel asju vaikselt otsida ilma, et nad satuksid pahandustesse. Ja see on osutunud tõeliseks probleemiks nende islamistide jaoks. Internet. 14 sajandit oli islami teadmiste levitamine rangelt kontrollitud. Teadlased, imaamid, riiklikud institutsioonid, usust taganemise tabud. 12 moslemi enamusega riigis võib usust lahkumine endiselt seaduslikult kaasa tuua surmanuhtluse. Avalik kahtlemine polnud mitte ainult vaimselt ohtlik, vaid ka füüsiliselt ohtlik. Kogukonnad, perekonnad ja valitsused kõik tugevdasid sama piiri. Sa ei lahkunud, sa ei esitanud küsimusi. Ja kui sa seda tegid, siis vaikselt, üksi ja suure isikliku riskiga. Nutitelefonid muutsid seda kõike. Seda, mida Kristus koges sajandite jooksul. Reformatsioon, valgustusajastu, pikk vaidlus mõistuse ja teadusega kogetakse nüüd mõne aastakümne jooksul. Kokkusurutult, kiirendatult, sunnitult avalikkuse ette tehnoloogia poolt, mida ükski vaimulik võim ei loonud ja mida keegi neist ei suuda täielikult kontrollida. Põhja-Ameerika endiste moslemite organisatsioon, mida tuntakse nimega EXMNA, on seda muutust üksikasjalikult dokumenteerinud. Nende andmete kohaselt seostas 78% islamist lahkunutest oma esimesed tõsised kahtlused just digitaalse ruumiga. Tänu jumalale interneti eest. Vähemalt midagi head on sellest tulnud. Subreddit RX Muslimil on nüüdseks üle 400 000 liikme.
Hadithi vastuolud, ajaloolised kriitikad, teaduslikud vastuväited, arutelud naiste õiguste, orjuse ja usust taganemise üle. Kõike seda arutatakse nüüd avalikult kohtades, mida ükski valitsus ei saa täielikult tsenseerida. Lahkumiste peamiseks põhjuseks tõi endiste moslemite enda uuringus 58% vastanutest välja vastuolud inimõigustega, eriti naiste ja LGBTQ inimeste kohtlemise osas. 18% tõi põhjuseks vastuolud teadusega. Iga protsendi taga on isiklik lugu. Noor naine Teheranis, kes loeb oma telefonis tõlgitud filosoofiat kell 2 öösel. Aga veelgi enam, see ei puuduta ainult üksikuid lugusid. Mõtle, mida see tähendab õdedele, vendadele, peredele, inimestele, kes seda näevad, eks. Kui üks inimene on valmis millestki loobuma, jälgivad seda kõik teised. Ja kuigi võib olla palju viha, palju pettumust ja palju raevu, võib leiduda ka inimesi, kes seda pealt näevad ja mõtlevad, oota, kui neil oli julgust, siis võib-olla on minulgi julgust. See on liikumine, mis levib. Kui keegi pole valmis midagi tegema, siis ei tee seda keegi. Aga kui üks inimene teeb, saab järgmine julgust. Järgmine saab julgust ja see kasvab ja kasvab ja kasvab. See on alles algus. Kairo üliõpilane, kes leidis võrdleva usundi foorumi ja ei jõudnudki enam kunagi tindusesse tagasi. Diaspora teismeline Berliinis, Londonis või Torontos esitab küsimusi, millele tema vanemad ei oska vastata ja leiab veebikogukonnad, mis mitte ainult ei kinnita nende küsimuste õigustatust, vaid pakuvad ka vastuseid. See ongi mehhanism. See ei nõua avaliku usust taganemist. See ei nõua avalikku lahkumist. Vaja on vaid nutitelefoni ja veidi uudishimu. Lahkumine toimub sageli vaikselt, kuude või isegi aastate jooksul, ammu enne seda, kui keegi perest üldse märkab, et usuline pühendumus on kadunud. Ameerika Ühendriikides näitavad Pew Researchi andmed, et 24% täiskasvanutest, kes on üles kasvanud moslemitena, ei samasta end täiskasvanuna enam selle usuga. Umbes 23% praegustest USA moslemitest on pöördunud islamiusku. Kuid religioonivahetuse netomõju moslemite rahvastiku kasvule on sisuliselt 0. Mõned uuringud viitavad sellele, et 50–70% Ameerika pöördunutest lahkub mõne aasta jooksul lõpuks usust. See on hull statistika, sest jällegi, igal pool internetis, TikTokis ja nii edasi näed, kui paljud inimesed pöörduvad islamiusku. Aga sa ei näe seda fakti, et peaaegu 70% ja võib-olla isegi rohkem inimesi lahkub. Nad lahkuvad pärast liitumist. Nad alustavad, saavad vaimustunud, mõistavad lõpuks seda, mida meie siin kogu aeg teadsime ja siis lähevad nad minema. See tähendab, et kogu see asi, et me kasvame laienemise kaudu, tegelikult ei tööta. Kogukonna toetus ja kultuurilised tõkked. See on osa, mille ülevõtmise narratiiv täiesti maha magas. Raamistik eeldas, et usuline identiteet on muutumatu, et moslem, kes sündis 2000. aastal, on moslem ka 2030. aastal. Et demograafilised prognoosid võiksid lihtsalt praeguseid rahvaarve edasi korrutada. Raamistik alahindas piiramatule infole ligipääsu söövitavat mõju jäikadele ususüsteemidele. See alahindas tõsiasja, et kui millegi osa olemine on lihtsalt kohutav, võivad mõned inimesed mingil hetkel selle tegelikult ära tunda. Vaimulike monopol tõe üle ei olnud mitte ainult vaidlustatud, vaid sellest mindi ka mööda. Ja siis on veel demograafiline lugu ise. Jah, islam on maailma kõige kiiremini kasvav suur religioon. Pew Research kinnitas oma 2025 aasta juunikuu värskenduses, et ülemaailmne moslemite elanikkond kasvas aastatel 2010-2020 21%, 1,7 miljardilt 2 miljardini, mis on 2 korda kiirem kasv kui ülejäänud maailmas. Kuid siin on see, mida see pealkirja number varjab. See kasv on koondunud piirkondadesse, kus naiste haridustase on madal ja sündimus kõrge. Eriti Sahara-taguses Aafrikas, kus keskmisel moslemi naisel on umbes 3,1 last. Hetkel, kui nende piirkondade naised saavad hariduse, rasestumisvastased vahendid ja iseseisvuse, langeb sündimus 1 või 2 põlvkonna jooksul riigi keskmisele tasemele. Oleme seda mustrit näinud kordumas riigist riiki. Iraani enda sündimus on langenud alla taastetaseme. Tuneesia ja Türgi näitajad on Euroopa normidele üsna lähedal. Isegi konservatiivses Saudi Araabias on keskmisel naisel nüüd vaevu 2 last. Islami demograafiline buum on ajutine nähtus, mitte selle usu püsiv omadus. Euroopas ja Põhja-Ameerikas on moslemite rahvastiku kasv valdavalt tingitud rändest, mitte teise ja kolmanda põlvkonna sisserändajate püsivalt kõrgemast sündimusest. On hullumeelne arvata, et üks lahendusi islamiseerumisega tegelemiseks võiks olla Aafrikasse minek, naiste harimine ja neile rasestumisvastaste vahendite andmine. On täiesti uskumatu, kui palju on erinevaid asju, mis maailma tegelikult mõjutavad, aga mille peale me ei mõtlegi. Sageli eeldame, et ainult üks lahendus võiks toimida, näiteks paljastamine. Aga on palju teisi väiksemaid asju, mis võiksid juhtuda ja mis tõesti aitavad maailma ning aitavad ka pikaajaliselt selle tohutu probleemiga toime tulla. Kui mõelda sellele, et selleks, et numbrid ei kasvaks, tuleb harida naisi, see on nagu võit 2 kärbest 1 hoobiga. See muster kordub kõikjal. Seda on uuritud. 3. põlvkonna puhul toimub lähenemine, mitte lahknemine. Moslemi perede sündimusmäärad riikides, nagu Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa, ei erine peaaegu üldse riigi keskmisest.
Isegi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna südames, kus elab enamik maailma moslemitest, langevad sündimusmäärad. Indoneesia, riik, kus elab maailma suurim moslemi elanikkond, las ma ütlen selle välja, sest peame olema ausad. Jah, sündimusmäär langeb, aga kui sul on 2 miljardit inimest, kes samastuvad millegagi, siis on see probleem. Isegi kui see poole võrra väheneb, on sul ikkagi miljard inimest. See ei kõrvaldu tegelikku probleemi, mis meil käsil on, kuid see on oluline meeldetuletus. Meeldetuletus sellest, et me oleme sageli langenud ka nende narratiivisõja ohvriks. Nad on veennud meid, et nad on võitmatud, et neid ei saa peatada, et nad on kõikjal, et nad kasvavad, et kõik lasevad end sellest petta. See ei ole tegelikult nii tõsi. Nad pingutavad väga palju, et selliseid videoid tsenseerida. Et seda infot maha suruda, et inimesed aru ei saaks. Oota korraks, haridus, nende asjade tegelik arutamine, probleemide paljastamine, sellel on päris mõju. Sul pole aimugi, kes vaatab, sa ei tea, mis toimub. Tõsiasi, et inimesed investeerivad Aafrikasse, et toita naisi, saata neid kooli ja anda neile pereplaneerimisvõimalusi. See võib tegelikult parandada ka meie võimalusi. Nii palju erinevaid aspekte, nii palju erinevaid asju, mida saab teha. Sest ma tean, et see on küsimus, mida meil kogu aeg küsitakse, eks? See vastuseis. Olgu, me näeme tõde. Mis nüüd? Pea meeles, et sa võid leida loomingulisi viise, kuidas muuta maailma paremaks paigaks. Ja osa maailma paremaks muutmisest on ka halbade ideede leviku peatamine. Aga nende ideede peatamiseks on 2 võimalust. Kas rünnata ideid endid või aidata neid inimesi, kes nende lõksu langevad, muutuda targemaks, et nad seda ei teeks. Mõlemad variandid on olemas, mu sõbrad. Minge ja valige, mis teile sobib. Ja loomulikult aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.